Täna ei ole veel lõppenud Ameerika merejalaväelastele korraldatav meie Eestimaa looduse eripärasid tutvustav selline toimetulekukursus. Need seltskonnad, kes siit läbi käivad, need mariinid on seotud õppusega Baltops 12. Põhirõhk oligi toimetulek rabamaastikul, toimetulek soomaastikul, millised on ohud, millised on liikumisviisid, millised on võimalused orienteerumisel. Ja kuni selleni välja, et ameeriklased käisid laukas suplemas, et katsetada seda, kuidas sissekukkumise korral välja tulla. We don't have this type of environment, in the States, or at least where I'm from in the States, and so it's unique. So since we have a limited amount of time, we'd like to say it was a beginning class, a beginner's class to the swamp. How to navigate, how to be safe within the swamp. Teine osa sellest õppusest on siis paiksemad tegevused, kuivõrd meie kliima on nendele inimestele suhteliselt harjumatu, et kui nendel on prioriteet ikkagi vesi, siis meie puhul on see vaieldamatult soojus. Ma võin üpris kindlalt väita, et sarnasel kujul sarnast väljaõpet ei ole Eestis NATO liikmesriikide sõjaväelastele varem läbi viidud. Me teame, et Ameerika Ühendriikide merejalaväe renomee on väga kõrge ja nad mitte just igaüks ei lase ennast õpetama. Meile on see auosaks saanud, meile kui eestlastele, kui Eesti sõjameestele. Ja tahaks lihtsalt loota, et ka Eestis hakatakse lõpuks hindama üleelamisõppe vajalikkust taas ja et see tuleb õppekavadesse tagasi, nii nagu see on normaalsetes arenenud armeedes. Though we have, 200 plus Marines here in Estonia right now, backloading a ship there in Paldiski, when we can get a handful of us that come out here and experience something that is completely different from anything I do, anything we do in the normal world, it's once in a lifetime chance.